nähtamatult ja märkamatult on nädal jälle mööda saanud ja meie neljapäevases, keskpäevases digitaalses podcasti toas oleme jälle siin kõik kokku saanud. Mul on hea meel, et me siia oleme taas kogunenud selleks, et rääkida juhtimisest igal nädalal ja erinevatest vaatenurkadest. Mina olen Rain Resmelt-Uusen Visionist instituudist ja Visionist Connecti nimeline podcast on meil just alanud. Mul on täna väga suur rõõm meie enda ettevõttest siin tervitada Anu-Mall Naaritsat ja me mõtlesime, et tegelikult ühel väga olulisel teemal me ei ole päris pikalt rääkinud, kuigi vaadates seda, mis meie ümber päriselt toimub ja mis uudistes toimub, siis tundub, et arengukoostöö on üks valdkond, millesse võiks korra teha pausi ja natuke sügavamalt sisse vaadata. Ja Anu, sina oled arengukoostööga ikkagi tänaseks ma ei tea, ma julgen öelda, et aastakümneid peaaegu et tegelenud, et Vision Eesti ajalugu ulatub 36 aasta tagusesse perioodi. Millal sa ise esimesena tundsid või teadvustasid, et sa arengukoostöö kui selle monstrum sõnaga nagu kokku puutusid või see kuidagi sinu ellu päriselt tuli? Tere kõigile kuulajatele ka ja arengukoostööga on lugu täiesti konkreetne, ehk siis see oli juuli 2016 ja helistas minu hea sõber ja ütles, et tead, et mul on siin grupp ukrainlasi, et nad tulid siia Eestisse selleks, et leida keegi, kes aitaks ehitada üles ekspordikoolituste süsteemi Ukrainas, et kas oleksid nõus nendega kohtuma. Ma ütlesin, et okei, kohtume. Ja see oli nagu hästi, nad kohtusid hästi paljudega ja siis see oli hästi tore kohtumine. Meie rääkisime programmidest, mida meie teeme ja nemad rääkisid siis sellest, mida neil vaja on. Ja siis see lugu oli selline, et meil on vaja suuri programme, ehk siis, et kui teil on niisugused 25 grupid, et teate, et meil need oligarhid saavad iseendaga hakkama, et meil on vaja programme, mis jõuaksid tuhandeteni. Meil on vaja ääretult praktilist koolitust, sellepärast, et tolleks hetkeks oli Venemaa sõda kestnud juba 2 aastat ja meil on vaja ääretult praktilist koolitust selleks, et ettevõtjad suudaksid siis leida ükskõik mis muu turu Venemaa asemel. Ja meil on kiire, meil ei ole aega väga oodata selliseid, kuni Euroopa siin arutab aastaid ja aastaid, me oleme riik sõjas, meil on kiire. Ja siis see viimane asi oli, et ja meil ei ole raha. Ja see oli see koht, kus me pihta hakkasime. Ja siis oli tõesti see, kus ma istusin, mõtlesin, et ahah, nii, et ma saan aru, et minu ülesanne on panna kokku programm ja leida rahastus ja minna sellega kohale ja öelda, et mul on raha, mul on programm ja nüüd me saame hakata tegema seda, mida te tahtsite. Ja tegelikult tollel hetkel oli siis Välisministeerium. Ma ei tea, kuidas nad julgesid meid usaldada, me ei olnud seal midagi teinud, aga ometi nad usaldasid, andsid selle võimaluse ja tegelikult 2017 hakkas siis esimene programm pihta. Nii et enam-vähem 10 aastat, päris 20 ei ole, aga enam-vähem 10 aastat. No see on ikkagi pikk aeg. Kui me nüüd natukene vaatame veel ajalukku, siis või püüame seda konteksti nagu lahti selgitada, siis Eesti ise olles sealt nõukast tulnud ja vabaks saanud ja ennast arendama hakanud ja me oleme igasuguseid arengukoostöö produkte siin nautinud läbi aastakümnete tegelikult, et ütle, kuidas see nagu täna päriselt on, et kas see laev on pöördunud ja Eesti on täna olukorras, kus me oleme võimelised minema teistele appi ja tegelikult see nii-öelda elukvaliteet, mida me Eestis naudime, et me päriselt oskame seda minna ja pakkuda ka teistele arengukoostööriikidele. Ja see maailm on nüüd umbes selline, et arengukoostöö keskendub nendele riikidele, kes on vähem arenenud ja keda arengut tahetakse kiirendada.
Ja ta on siis peale seda, kui näiteks on mingi suurem katastroof ja humanitaarabi on antud, noh, mina ütlen selle kohta, et tekitpadjad, ravimid on kohale saadud, inimesed juba saavad hakkama ja siis tuleb tegelikult arengukoostöö, et vaatame nüüd, kuidas te saate noh, lastele haridust edasi pakkuda, kuidas te saate endale töökohti luua, kui need kadusid või mis iganes, et see on nagu väga laias laastus see selline pilt. Ja kui keegi tahab väga nagu formaalset poolt teada, et siis võite natuke guugeldada või Välisministeerium kindlasti räägib nagu pisut teise nurga alt, aga mina räägin seda, mida mina kogenud või õppinud olen. Ja siis see teine pool on, tihti on siis see, et kui me vaatame täna Eesti arengukoostööriike, siis üldiselt on siis kaks osa, et üks on endised Nõukogude Liidu vabariigid, eks ju, kelle puhul me siis saame paljudel toetada seda Euroopa Liiduga liitumise soovi, arenguid oma läbi sellise noh, muutumise kogemuse, eks ju, et see on täna see, mis tegelikult väärtuslik on, et see Eesti muutumise kogemus endisest Nõukogude Liidu vabariigist Euroopa Liitu ja seal siis edasi arenemine. Ja siis see teine pool, mida Eesti täna väga palju teeb, on Aafrika. Aafrika on meile võõras, nii et meie oleme pigem siin ida pool toimetanud. Ja kui ma nüüd faktides ei eksi, siis ikkagi 2000ndate alguses, kus Eesti hakkas siis andma esimest arenguabi ja alguses olidki, ma arvan, et sellised humanitaarteemad ja siis see arengukoostöö järjest on kasvanud. Tänaseks on tegelikult olulised muutused, ehk siis, et meil on tekkinud eraldi agentuur, STEV, niisuguse natuke keerulise rahvusvahelise nimega, kelle tööviis on siis see, et ühelt poolt toetada siis Eesti rahadega ja täna loomulikult Ukraina on hästi suur prioriteet ja võib-olla seal või väiksemana Žõtomõri oblast, kuhu Eesti keskendub. Aga teiselt poolt ka, kuna STEV siis läbis üliolulise auditeerimise protsessi ja täna saab töötada otse Euroopa laiema rahastuse ja teiste doonoritega, siis täna see rahastuse osakaal, mida eestlased rakendavad, on kasvanud oluliselt ja see tegelikult annab väga palju võimalusi ka paljudele teistele tegijatele. Ma tean, et sa käid ise väga palju koha peal Ukrainas, Gruusias, Armeenias ja sa käid seal ka praegu, kui noh, aktsioonid toimuvad igal pool. Mida sa näed seal? Mis on see maailm, mida sa seal olles näed ja koged? No kõigepealt Ukraina. Ukrainas meil tekkis paus siis, kui see täiemahuline sõda algas, ma olin 2 nädalat enne seda seal ja siis see võimaliku sõja algus jõudis kohale. Ja siis meil oli natuke pausi sellepärast, et me kartsime, aga me saime aru, et tegelikult keegi ei karda ja võib-olla, ma ei tea siis, mida me veel aru saime. Igal juhul kohale me läksime ja peale seda siis ma olen üsna regulaarselt seal käinud. Ja see, mida see tänavapilt on üsna erinev, aga see, mida sa näed, on siis see, et alguses oli autosid vähem. Ma olin harjunud, et Kiievis on kogu aeg ummikuid, aga autosid oli vähem. Sa näed tänaval väga palju naisi ja lapsi, aga vähem mehi, sellepärast, et mehed hoiavad ennast varju, et mitte saatuda juhusliku sõjaväkke värbamise ette. Aga sa näed ka seda, et poed on lahti, toit on lettidel, mine osta, mida tahad. Sa näed seda, et kui enne sõda oli grivna, oli umbes 1 euro oli 25 grivnat, täna on ta 50. Nii et kõik see on see, mida sa seal tunned ja näed ja teed siis oma seosed juba ära. Aga sa näed ka seda, kuidas ärid arenevad, sa näed seda, kuidas sul on ägedad tooted, mida Eestis ei ole, sa näed seda, kuidas inimesed on teadlikult või ettevõtjad on teadlikult otsustanud, et me võtame selle riski ja me jääme oma ettevõttega siia, sest see kohalik kogukond on meie jaoks oluline. Ja me ei taha minna oma, ma ei tea, jäätise tehasega Poola või Ungarisse või Tšehhi. Et kõik need asjad on need, mida sa nagu sügavalt seal läbi elad. Aga sa näed ka seda, et kui ma Ukrainasse lähen, ikka küsitakse, et kas sa ei karda. Ja täna ma ütlen, et ma väga ei karda, sellepärast, et ma tean, kus on varjendid, ma tean, kuidas ma toimin, ma tean, et seal on tõenäoliselt tänaseks hetkeks maailma kõige professionaalsem õhukaitse. Ehk siis, et ma tegelikult ei karda. Noh, võib-olla et peaks. Kui ma lähen Gruusiasse, siis Gruusia on täna täiesti teistsuguses olukorras, eks ju,
ja siis aasta-poolteist tagasi, kui oli peaaegu et võimatu liikuda Tbilisi kesklinnas, sellepärast et protesteerimas oli sadu tuhandeid. Noh, ma arvan, et kõikidele nendele protestidele, ma tulin just Gruusiat paar nädalat tagasi, siis täna oli Rustaveli avenuul umbes 20 inimest, kes veel protestivad, eks ju, protestid on jäänud väiksemaks, kruvisid on keeratud rohkem kinni, inimesed on vihased, pahased, kardavad ja me kogu aeg näeme, kuidas seda seadusandlikku, seda pilti krutitakse kokku ja kus toetamise võimalust on oluliselt vähem, eks ju, ilma et sa oma partnerid ohtu paneksid seoses nende välisagentide seadusega. Ja siis me oleme Armeenias, Armeenia, kes just ütles, et nii, me tahame nüüd kindlalt Euroopa Liiduga lähedaseks saada, me tahame Vene mõjusfäärist ära saada ja kus on nagu tohutu eufooria. Teeme, lähme, kõik tulevad kaasa, väga kiire, rõõmus ja sa näed tegelikult seda kiiret arengut, et need ongi need asjad, mida me näeme. Ettevõtjad kõik ütlevad, et me saame aru, et Euroopa Liit on nii keeruline, aga me tahame proovida. Näidake, kuidas, mis need võimalused on, kellega me mida teha saaksime ja me vaatame täpselt samamoodi, et okei, et meie vaatame ekspordi poole pealt, eks ju, mis teil siin olemas on, kus kohas on need loomemajanduse alged, rääkisime suurest hiigelsuurest kullaturust ja hõbedaturust, mis keset Jerevani linna on, aga väga palju ka mingisuguseid muid asju, kus sa näed, et appi kui äge, see on nii teistsugune, see on nii äge ja see on nii rikastav. No kui me räägime arengukoostööst, see sõna kõlab nagu niisuguse poliitilise terminina, et see on midagi suurt ja riiklikku ja korraldatud, et kus see inimlik mõõde seal taga tegelikult on? Aga tegelikult sul on õigus, et ongi suur ja riiklik ja korraldatud, eks ju, et kui see rahastusloogika on nii, et meil on hiigelsuured rahvusvahelised organisatsioonid, kes väga palju arengukoostöös sees on ja kui need rahastused ongi nii paljude nullidega, et sa ikkagi tükk aega võtab kokku lugeda, et kas oli siis 50 miljonit või 150 miljonit, eks ju, et siis ta ongi väga-väga suur ja massiivne. Nüüd see inimlik mõõde tegelikult on lõpuks see, mida meie näeme, et kui palju me saame neile anda teadmisi, oskusi, eneseusku, kontakte, laia nägemist ja tegelikult ehitada selliseid tugevaid kohalikke kogukondi. Sest me täna selle 10 aasta jooksul oleme väga selgelt ju näinud seda, et me ei suuda olla üksinda ainsad, ma ei tea, Ukrainas toetamaks nende ekspordi kasvu. Et tegelikult sul peab tekkima tugev kohalik kogukond, kes seda asja juba ise veab. Nii et see on see, kus see inimlik mõõde väga-väga tugevalt sisse tuleb. Räägime natuke ettevõtluse vaatest ka, et kuivõrd Eesti ettevõtete juhid võiksid ennast nagu nii-öelda, kuidas öelda, kursis hoida sellega, et mis arengukoostöö maailmas toimub ja kus neil see kokkupuutepunkt seal võiks tekkida? Ma arvan, et võib-olla see on selles mõttes hästi hea küsimus, et võib-olla arengukoostöö klassikaliselt on olnud selline kolmanda sektori väiksemad initsiatiivid või projektid, et meil on seal hea koostööpartner ja siis me teeme midagi toredat, nunnut, kohalikku ja see on väga oluline. Aga täna, kui me näeme, et näiteks Ukrainas, mida lähemale jõuab ülesehituse faas, seda rohkem on seda, et meil on vaja nagu rohkem jõudu, et sinna arengukoostöösse panustada ja kui me räägime sellest, et tuleb ehitada haiglaid, koole ja mida iganes, siis see ei ole enam meie kolmas sektor, kes saab seda sotsiaalset poolt toetada, vaid väga-väga palju ka sellist füüsilist poolt. Eesti ettevõtete puhul ma näen suhteliselt vähe, et ettevõtjaid on Ukrainas ja ma tean, et väga palju Eesti ettevõtted on Ukrainas saanud kõrvetada siis kas korruptsiooni tõttu või valede partnerite tõttu, et tegelikult ettevõtjad on tehtud hellaks ja nad ei turma nagu niimoodi julgelt sinna, et nüüd me teeme. Et selles mõttes, et see on see teiselt poolt. Nüüd, kui mõelda kogu ülesehituse poole pealt, siis ma arvan, et sinna on röögatult ressurssi vaja ja tööd kõigile. Teine asi, mis ma näen, on see, et ettevõtjad ei saa aru, kuidas raha liiguvad. Ehk siis, et okei, et seal on vajadus lasteaia jaoks ja Eesti ettevõtja küsib mult, et kes maksab?
Ja täna me tegelikult näeme neid liine, ega sõja alguses me ise ka ei teadnud ju, noh, tohutult palju on seda ülesehitamise eufooriat, kuidas rahad liikuma hakkavad, kes maksab ja sul ei ole mitte ainult see, kes maksab, vaid tegelikult natuke ka seda, et kes kindlustab, eks ju, et mis mul see on, et kui see ehitis saab nüüd drooniga pihta, et mis siis juhtub, noh, et sa pead ikkagi nagu sul on see mitu teemat ja siis see, et seadusandlus ei ole ju veel see, mis meie oma on ja töökultuur on ka teistsugune, et seal on palju-palju asju. Nüüd täna me tegelikult näeme seda, kuidas meil on suured doonorid, kes väga selgelt hangivad asju. Ja kui sa oled näiteks ehitaja või sa suudad pakkuda servereid või sa suudad pakkuda ka näiteks, no ma ei tea, kommunikatsiooniteenust, ma ei tea, teha kujundusi või mida iganes, seda on alati seal doonorite seltskonnas vaja, siis need on tegelikult väga selgelt, sul on hankeportaal ja kui sul on Belgia doonor, siis sa teedki Belgia riigihanke ja kui sul on Saksa doonor, siis sa teed Saksa riigihanke. Aga ma arvan, et noh, meil endal võttis väga kaua aega, kuni me selle läbi närisime, kuidas asjad käivad, aga täna ma oskan juba suhteliselt kindlalt edasi juhatada, kui keegi ütleb, et kuule, ma olen huvitatud, näita, kuidas käib, et kuidas see nagu päriselt käib, et kuidas ma saangi aru, kus kohas need hanked on, kas ja kellega ma pean enne või pärast suhtlema, mida ma sinna saadan, kuidas ma sinna riigihangete keskusesse, igas riigis Euroopas on erinevad, eks ju, kuidas ma sinna oma konto teen, et see on tegelikult muutunud ikkagi väga selgelt arusaadavaks ja ma arvan, et võtab natuke aega see õppimine, eks, et see ei lähe lihtsalt ja 2-3 ringi pead võib-olla ära tegema, enne kui aru saad, et me nüüd võitsime ja hakkame tegema, aga see on õpitav ja tehtav ja kui sa täna pihta hakkad, siis sa oled tegelikult selle 2-3 ringi võrra teistest järgmistest tulijatest ees. Kas see on sinu jaoks midagi, mis on lihtsalt põnev, et nagu nii äge maailm või see on midagi, mis on, et seal on suur raha ja lähme sinna ja iga mõistlik ettevõtja, eks ole, liigub sinna, kus on suuremad võimalused või on sinu jaoks seal veel midagi kolmandat taga? Tegelikult on nii, et põnev on ikka ja põnev, see ongi vist põhiline, sellepärast et täna me tajume hästi palju seda, et Eesti riigina on suhteliselt valmis. Noh, kui me vaatame seda, mis meil on, et me oleme väga palju suutnud ära reformida, ära korda teha ja sul on sellised väiksemad asjad, mis sa saad teha. Aga kui sa lähed Armeeniasse, eks ju, me teeme Euroopa Liiduga liituda, hakkame nüüd kohe pihta, mis me tegema peame, siis sul on lihtsalt nii palju nagu suuremaid ja ägedamaid võimalusi, mida see arengukoostöö tegelikult toob. Ma arvan, et see on üks asi. Teine on see, et mis alati kohutavalt arendab, on need samad suured doonorid, kus sa saad aru, kuidas seda maailma kui pilti kujundatakse, mida tehakse. Ja siis ma arvan, et tänu sellele, et on suuremad vahendid, siis sa saad lihtsalt ägedamaid asju teha. Noh, sa saad, mis meie jaoks on hästi oluline, on see, et me küsime, et kus see mõju on. Noh, kui palju see eksport siis kasvas peale meie programmi või käive või mida iganes seal siis või palju töökohti tekkis, et meie vaatame ikkagi ka seda, et sa panedki sisse palju energiat, aga sa saad hüppeliselt rohkem mõju kätte. No kindlasti on neid inimesi ka, kes ikkagi jätkuvalt arutlevad kuskil sünnipäevalauas seda, et no mis see Eesti riik seal käib ja raiskab oma raha, et meil siin pensionärid virelevad ja meil endalgi siin raske, eks ju, et mis see tegelik argument sinu jaoks selliste need ei ole isegi vaidlused mitte, aga selliste mõtteavalduste kontekstis on, et kas, et meie versus nemad või et kuhu siis, ma ei tea, riik tervikuna peaks raha suunama või ettevõtjad üksikuna, eks ole, kus pingutama minema, et kus need argumendid balansseeruvad sinu jaoks, et kas neid inimesi üldse on võimalik kuidagi nagu lohutada, et rahu, ainult rahu, sellel kõigel on põhjus taga. Ma arvan, täna on see, et nüüd nagu sõltub, et eks see on seesama koht, et kui me ühel hetkel ise oleme hädas
siis sa tegelikult tahad, et maailm tuleb sulle appi ja sama lugu on see hädas olija aitamine, et me ise oleme õnnelikud, et meile tuldi appi, meie kaugemad naabrid, lähemad naabrid, et meil aidati saada hea haridus, et meid aidati nagu sinna järje peale, kust me saame ise edasi. Et ma arvan, et see on see tunne, kus sa vaatadki natuke laiemalt ja ütled, et meie riik võitis sellest ja me usume täna, et me oskame ka teistel lasta sellest võita. Aga ma arvan, et see teine pool alati, mis sealt rahvusvahelisest koostööst tuleb, on see, et sa kasvad selle koostööga koos, sa kasvad targemaks, nutikamaks ja ega see arengukoostöö toimub ju tänu Eesti inimestele, kui me räägime Eesti haridussektori osast arengukoostöös, siis seda teevadki ju õpetajad, koolidirektorid, ametnikud, kellel iganes see kogemus olemas on või saavad teha. Et tegelikult see teadmine ja see teadmiste, enesekindluse, kogemuse kasv, ega see ei jää ju meie nagu ühte ajupoolkerasse kinni, et nüüd, kui me Eestisse tuleme, et siis me töötame ainult teisega, vaid me tegelikult toome selle teadmise, selle laiema vaate tagasi ja oskame oma asju paremini teha. See on see pilt, kuidas mina seda näen. On seal selline tibaka altruismi ka või siis vastupidi sellist hästi kaugele ulatuvat plaani, et kui me täna panustame, et siis meil on 15 aasta pärast olemas väga äge turg ja väga kindlad koostööpartnerid, et kas arengukoostööd saab siduda ära selliste hästi pikkade eesmärkidega või siis vastupidi on see, et mul on praegu võimalus aidata, ma aitan, panustan ja mind tegelikult ei huvita see, et kas sealt nüüd tuleb mingit tulemust või ei tule. Ma arvan, vaata ettevõtjate mõttes on ikkagi see, et sa panustad ja see arengukoostöö on seesama lugu, et sul on mingisugused riiklikud ja mitte siis ainult Eesti riigi, vaid ka siis Saksa, Prantsuse, Belgia, keda iganes me, Rootsi, Soome, keda iganes me seal näeme. Ehk siis, et sa saadki nendes programmides osaleda ja tegelikult see võib olla sinu jaoks väga selge ahvatlev turg. Sinna sisse saamine võtab aega, sa pead väga pingutama, sellepärast et referentsid loevad, aga kui sa juba seal oled, siis kindlasti tasub seal seda oma kogemust kasvatada ja laiendada. Nii et ta võib väga selgelt olla väga hea turg, parajalt kompleksne ja keeruline siseneda, aga igal juhul toimib. Aga siis võib olla ka see, et su arengukoostöö ongi selline esmane signaal, et ma lähen nüüd proovin, meie ei ole näiteks läinud Aafrikasse, aga paljud Eesti ettevõtted juba on, et ma lähen nüüd proovin ära, et Namiibias, vot meil on mingisugune lahendus, kuidas see seal töötab ja katsun aru saada peale seda, kui mul see arengukoostöö projekt läbi on, kuidas me pärast ise edasi saame. Ja siis on hästi oluline tegelikult selle arengukoostöö, sa ütlesid ka, et ma käin väga palju nendes riikides. Hästi oluline on see, et sa saad aru, mis seal toimub, kes mida otsustab ja kuidas see sinu lahendus nagu nende maailmapilti sobitub ja kes seda siis, kellega sa seda koos saad teha või edasi teha, et see ei ole niimoodi, et võtame raha, teeme Namiibias 5 üritust, tuleme ära, ütleme, tore oli, eks ju, Aafrika on ilus ja kaunis, aga rohkem sealt midagi ei tule. Et sa pead ikkagi seda võimalust kasutama selleks, et aru saada, kuidas sa sealt siis edasi ehitad, et sa saad võtta seda ka sellise esinemise, esimese nagu sisenemisvõimalusena ja siis sealt edasi juba kasvada. Et ei ole siis ikka mõtet minna nagu oma suurt abi peale suruma, et tuleb ikka koha peal ära käia ja kuulata ja aru päriselt saada, et mis toimub kultuuris, mis toimub riigis, mis toimub ettevõtluses, mis toimub inimeste peades ja eludes. Ja ma arvan, et see on nagu kõige suurem õppetund, mida me vist kõik arengukoostöö tegijad esimestel aastatel saanud on, et võib-olla selle esimese lahendusega lähebki õnneks. Meil läks õnneks. Me kuidagi kompasime ära ja saime aru, mis me tegema peame, aga kui sa seal kohapeal oled, siis sa juba hakkad aru saama, et mida seal nagu, kuidas see kasvama panna, sellest esimesest kohast. Aga meil on ka väga palju halbu kogemusi, kus lihtsalt minnaksegi kohale, öeldakse, vot see on nüüd see parim, mis me siin, ma ei tea, Rootsis või Poolas või Saksamaal või Jaapanis teinud oleme ja vot nüüd teie õppige. Et ma arvan, et see on see, kuhu see arengukoostöö liigub, et ta peab olema ikkagi nagu teistele arusaadav, vajalik, vastuvõetav, väärikas, mitte selline ülevalt alla vaatav, et seal on nagu palju selliseid tunnetusi, mis rolli mängivad.
kui palju Eesti inimesed täna sinu arvates mõistavad üldse Eesti rolli arengukoostöö selles struktuuris siin Euroopa lähiümbruses ja noh, üle maailma tegelikult? Tead, kuna see, ütleme nii, et ma tahaks ju öelda, et kõik mõistavad ja saavad aru, pigem kuna see struktuur on nagu ülimalt kompleksne, siis ma arvan, et enamus ei saa aru. Kui nüüd meil on juhtimise podcast ikkagi täna, Räägime et juhtimisest. kunagi sa selle esimese otsuse tegid, eks ole, et lähme arengukoostöö teed pidi edasi. Mis sinu peas tol hetkel toimus? Mis rõõmud, hirmud, küsimused, mõtted, mäletad sa veel seda, kus sa mõtlesid, no ma olen nüüd küll hull, et mida ma teen või läksid sa kindlalt peale või tegid sa seal, ma ei tea, aasta enne eeltööd või et mis sinu peas toimus siis, kui see esimene samm oli tulemas? No vot, mis seal peas toimus, oli see, et me pidime tegema Ukrainas avaürituse Kiievi ühes kohvikus. Ma ei olnud ühtki inimest näinud, kellega ma seda teen ja ma ei olnud ka ühtki inimest näinud, kellele ma seda teen. 2017, jah. Ja siis hommikul hakkan lennuki peale minema ja siis vaatan, et mul ei ole passi. Kas mu pass oli 5 aastat tagasi ära aegunud ja ma ei tulnud selle peale, et mul on sinna sõitmiseks passi vaja. Nii et see oli see koht, kus me alustasime, et see on appi kui piinlik. Noh, piketasin oma passi ära ja siis läksin kohale ja tegime selle esimese ürituse, aga väga palju oli seda, et sul ongi täiesti võõrad inimesed ümber, meil kohutavalt vedas, sellepärast et meid kutsuti, nad ootasid meid, olid rõõmsad, aga ma ei saanud üldse aru, kuhu ma satun, mis struktuuri ma satun või mida me tegema peame. Ja siis me lihtsalt hakkasime kuskilt otsast pihta. Ja siis sa juba hakkad aru saama, et ahah, mis ettevõtted, kust nad tulevad, kuidas nad reisivad, kui suur see riik on, et kui sa tahad Kiievis mingit üritust teha, siis põhimõtteliselt siis Harkivi, Dniproja, Zaporižia, Odessa, Lviv, kõik sõidavad öörongidega. Noh, et sul on nagu mingisugused sellised asjad, mida sa pead arvestama ja nii edasi, et siis sa hakkad nagu tajuma seda riiki, suurust, inimesi, aga sa hakkad tajuma ka seda, mis neile muret tekitab või küsimusi tekitab. Tollel hetkel Eesti oli fookuses oma rahapesuskandaaliga ja ma pidin väga palju selgitama, et mida see tähendas ja miks see ohtlik oli ja kui palju me sellest nagu ise muretsesime, kuidas me seda asja lahendasime. Nii et ma tihti tundsin ka seda, et ma olen nagu paljudes kohtades nagu selline riigi esindaja või selgitaja, et miks me selliseid valikuid teeme või miks see nii on. Et need olid tegelikult need esimesed kogemused, aga me saime ka hästi kiiresti aru, me sõitsime väga palju nagu koolitajatega erinevates kohtades, rongide ja lennukitega Ukraina erinevates linnades ja me tegelikult saime hästi kiiresti aru sellest, et sa võid sinna kogu oma elu panna ja sa jäädki sinna sõitma ja sind ei ole mitte kunagi olemas sinu pere ja laste jaoks, sellepärast et see riik lihtsalt neelab sind oma suuruselt. Ja see meie küsimus tollel hetkel oli, et kuidas me saame teha selle süsteemi jätkusuutlikuks niimoodi, et me ise ei upu sinna ära. Ja siis me saime aru, et tegelikult me peame hästi kiiresti andma oma teadmist edasi ja koolitama välja inimesed, kes saavad suure osa sellest tööst koha peal ära teha. Ja see on tegelikult täna see, kus ma ütlen, et me oleme ringi ära teinud ja nüüd me julgeme juba minna ükskõik kuhu riiki ja ma tean, et me saame kiiremini selle arengu ära tehtud, et tegelikult mõned aastad ja sa lõpuks annad selle vastutuse ja arenguvõimalused ja rõõmu neile endale tagasi, et meie ei pea seal nagu lõputult olema need maailma kõige targemad, kes mingeid asju jagavad. Et ei ole ainult mina, et tuleb näha ikka natuke suuremat pilti ja rohkem ulatuvat mõju. Jah. No enne kui me veel nende juhtimisteemade juurde veel läheme täpsemalt või äkki sul on mõni nõuanne veel juhtidele ka sel teemal, siis ma praegu lihtsalt jäin mõtlema, et üks asi on, mulle ikkagi tundub, et arengukoostöö tähendab väga palju lugemist, kohtumist, uurimist, paberitööd, projekte, analüüse ja siis versus see, et kui sa lähed ikkagi päriselt sinna koha peale ja kohtud päriselt inimestega, et kui suur see vahe nagu tegelikult selle ettevalmistustöö ja planeerimise ja see, kus sa oled, ma ei tea, öösel rongis ja kohtud seal kohalike ettevõtjate ja organisatsioonidega ja nad noh, nagu sa ütled, nad räägivad oma lugusid ju ka sulle, et mis päriselt on ja mida nad tahavad saavutada ja teha oma elus, eks ole. Kui suur šokk see on, et see
planeerimine versus see päris kohapealne asjade ärategemine, korraldamine koos nende inimestega? Mul on tavaliselt 3 infoallikat, kui ma kuhugi riiki lähen, uude riiki, eks ju, arengukoostöö teemal. Esiteks minu esmane infoallikas, kui ma vähegi saan kohaliku keele või mis iganes ühise keelega hakkama, on kohalik taksojuht. See, kes mind viib kuhugi ja tihti siis lennujaamast hotelli on ikkagi mõnikümmend minutit sõita ja mis iganes ühise keele me sealt leiame ja kompame, siis on ikkagi see, et mu esimene küsimus on, kuidas teil siin elu on ja siis nad räägivad mulle täpselt siis, kuidas siin siis elu on. Nii et siis ma saan üsna hea vaate nagu sellest, et mis see nii-öelda kohaliku inimese elu on. Siis mu teine vaade on ikkagi see, et kes on need inimesed, kellega me seal kohtuda saame. Ja see on hästi selge süsteemne võrgustike ehitamine. Et jällegi, et keda me peame nägema, kellest me peame aru saama, mida keegi teeb ja kuidas ta meile sinna tervikusse paigutub. Ja neid kontakte, Armeenia näitel, ma isegi oska öelda võib-olla paar 30 äkki, kellega me kõigiga oleme kohtunud erinevates kohtudes, et lihtsalt enda jaoks see pilt joonistada, kes on kes, mida ta teeb, millega ta seotud on, sest sa lähed nagu täiesti tundmatusse kohta, sul ei ole mitte ühte, mingi paar kontakti võib-olla on, aga sa pead selle pildi endale looma. Ja siis loomulikult on kogu see strateegilised ja arengukavad, aga need strateegilised ja arengukavad, kui sa neid loed, siis sa pead alati ka saama aru, et mis kontekstis need tehtud on, kellele neid vaja oli ja kuivõrd tõsiselt siis kas riik võtab neid tõsiselt või mitte. Ja need on need küsimused, mida sa seal kompad. Ja Armeenias oli hea näide, et nad ütlesid, et neil on üle 100 strateegia, sellepärast, et see arengukoostöö töötas nii, et mul on suur doonor, näiteks USAID, kes meil tükk aega turul oli, aga nüüd kokku tõmbas ennast, siis USAID, kes oli Armeenias väga suur toetaja, iga suurema toetusprogrammi jaoks oli vaja strateegiat. Näidake, mis teie strateegia on ja siis me toetame. Ja siis iga programmi jaoks telliti strateegia. Ja mitte keegi ei teadnud ja see strateegia, ekspordistrateegia on mingi 100 lehekülge, ma arvan. Nagu tohutu. Seal on meeletu hulk tegevusi ja kui ma siis Armeenia nendest draamidest, mille kurss on euroga umbes 500, neid suuri numbreid hakkad siis ära jagama ja saama aru, et siis tegelikult raha polegi selle elluviimiseks. Et umbes sellised asjad. Ja täna on Armeenia siis selles kohas, kus ta ütleb, et teate, me otsustasime nüüd tegelikult ka võtta kõik need strateegiad kokku ja nad kuidagi nagu ära nagu sorteerida või kokku konsolideerida, et me vähemalt ise saame aru, mis seal strateegiates on ja kuidas me neid asju siis ellu hakkame viima. Et see strateegiline maastik on täpselt samasugune, et sa korjad, võtad tükke ja üritad aru saada siis, kas see strateegia taga on ka keegi ellu viia või see projekt juba lõppes ära või see projekt ei saanud rahastust või strateegia ei saanud kinnitust. Et see on pigem nagu see koht, kus sa oled kogu aeg nagu nii-öelda kompil ja valvel ja katsud aru saada siis, et mis see sinu jaoks oluline teema on, kas kinnitatakse, ei kinnitata, kas sa lähed edasi või ootad veel? Ütle, mis on see järgmine selline Eesti jaoks suur samm arengukoostöös, kuhu me peaksime vaatama või kuidas ennast ette valmistama? Ma ei tea, olles ka siit kaugemalt küll kuuldes ja lugedes, et meil kuskil ka juba mingid droonid lendavad, eks ole, ja inimesed on ärevad ja et mis on see meie tegelikult see järgmine strateegiline lüke, millele me peaksime juba ammu täna mõtlema? Et ma arvan, et see, mis me näinud oleme, kui sa küsid seda inimlikku poolt, siis minu jaoks arengukoostöös on hästi palju seda, et kui sa oled otsustanud kedagi toetada või kellegi jaoks olemas olla, siis ole seal olemas. Isegi siis, kui see droon sust mööda sõidab, siis leia see võimalus, et seal kohal olla. Võib-olla sul ei ole kogu raha, võib-olla sul on natuke vähem raha, aga ole olemas, aita ja toeta. Et see, mida ma näen nagu kehva praktikana, on see, et meil on suur projekt, me tuleme, me teeme seda projekti 3 aastat, goodbye, nüüd on raha järgmises riigis, me lähme sinna ja meid ei huvita, mis seal edasi toimub, et see jääb kuidagi nagu õhku rippuma. Et ma arvan, et Eesti jaoks täna, et riikide valik on üsna kompaktne, mis arengukoostöös on, mis tegelikult annab rohkem ressurssi keskenduda ja meil rohkem koha peal olla ja usaldust tekitada. Et väikse riigina me ei saa aidata kogu maailma, ei ole võimalik, et me saame ikkagi aidata neid, keda meil on lihtne aidata, siis kas seetõttu, et me tunneme ja teame neid, meil on mingisugune side
ja kui meile Skandinaaviast öeldakse, et noh, et tegelikult meil on keeruline näiteks seal Kaukaasias, sellepärast, et meil ei ole seda kultuurilise tausta tunnetust, me tuleme teisest kontekstist ja me tegelikult ei saa aru, noh, aga meie saame aru. Et ma arvan, et need on nagu need olulised asjad, et tule ja jää ja ära kao ära esimese jama peale või okei, ma saan aru, et sa ehmud ja siis toibud ja tuled tagasi, aga ära kao ära. Ja teine, mis mulle väga Eesti arengukoostöös meeldib võrreldes lihtsalt teiste suurte agentuuridega, sest noh, suurtel riikidel kõikidel on ju oma arengukoostööagentuurid, et Eesti on oma loomult palju agiilsem, ehk siis kiirem, liigume väikeste sammudega, hakkame kohe pihta, teeme, katsetame, vaatame, mis töötab. Erinevalt suurtest, kus see rütm tihti on see, et no ma ei tea, Euroopa fondid, et ma kuulen juba mitmendat aastat, et me veel planeerime, eks ju. Me planeerime mitu aastat ja siis me veel planeerime ja siis, kui me kohale jõuame, siis 3 aastat hiljem, noh, mis maailm oli 3 aastat tagasi, eks ju, või mis maailm on 3 aasta pärast, see maailm on nii palju muutunud, et sa tegelikult oled oma 3 aastat vana teadmisega ja sa pead uuesti hakkama seda nagu kuidagi sinna konteksti viima või nagu ära, noh, nagu mõistlikult ära tegema. Mida? Et siis on jälle 100 strateegiat selle. Ja just, et siis sa jällegi kohandad kogu seda, et ma arvan, et see tänases kiiresti muutuvas maailmas see, et lähme väikeste sammudega, noh, sa ei pea sinna panema 100 miljoneid arengukoostöösse, vaid tegelikult meie projektid on ju sellised, noh, mõnikümmend tuhat, 100 000, võib-olla natuke üle selle, millega sa saad midagi ära teha, ikkagi mõistliku aja jooksul ja sa saad näha ka tulemust ja see kohalik riik saab ka näha tulemust. Et ma arvan, et see on tänases kiires maailmas nagu oluline ja mulle tundub Eesti liigub väga-väga hästi. No arenguabist on vist inimestel oluliselt lihtsam ka aru saada, eks ole, see on midagi sellist, mis on noh, kriisis, kriitiline emotsionaalselt seostatakse, saadame, ma ei tea, kiiresti toidupakke siia-sinna. Pigem see on humanitaarabi, eks ju. Täna see on nagu humanitaarabi on see, kus me saadame siis, ma ütlen, et kiiresti tekid padjad, ravimid, telgid, no mida iganes sul vaja on, et seda inimelu seal noh, tõenäoliselt siis keskkonnas, kus midagi väga paigast ära on, noh, see võib olla ka mitte ainult sõda, sul võib olla maavärinad, tsunamid, noh, seal võivad olla mingid muud kohad, kuhu sa pead seda humanitaarabi veel saatma või toetama, et see on tõesti lihtne, sellest saadakse aru. Arengukoostööst on natuke raskem aru saada vist sellepärast, et sul seal peab ikkagi see konkreetne strateegiline arusaam ja vaade. No see on see koostöö, noh. On ju, humanitaarabi on see, et ma saadan sulle abi, võta vastu. No, aga koostöö on see, et me peame ikkagi aru saama, mida me siis koos teeme. Anna nüüd Eesti juhtidele konkreetseid soovitusi. Loodetavasti nad ikkagi on kuulnud, mõtlevad, planeerivad, võib-olla on mõned dokumendigi kuskilt läbi juba jõudnud lugeda. Kust alustada? See natuke sõltub sellest, mis sektor sa oled. Kui sa oled kaitsetööstus, siis sa kindlasti tegeled praegu juba Ukrainas ja kui sa oled ehitaja või ehituses või ma ei tea, puitmaja tootmises, siis sa kindlasti oled mõelnud sellele, et kuidas me saaks panustada Ukraina ülesehitusse ja kui sa oled insener, arhitekt, ehitusmaterjalide tootja, siis kindlasti see on see, mida sa vaatad, teades, et täna seal võib-olla eratulul väga palju raha ei ole, aga sa ootad seda ülesehitust, nii et seal on hoia ainult see fookus paigas, et ei ole mõtet seda nagu väga ära lahustada ja pigem hakka vaatama seda, et kuidas sa saaksid esimesi partnereid leida ja kuidas sa saaksid juba täna hakata tegema esimesi referentstöid, et see ei pruugi olla maja, mille sa sinna ehitad, võib-olla sa saad aidata mingisugust haiglakorpust parandada või midagi taolist ja saada lihtsalt aru, kellega, mida me üldse teeksime, kui tulevad suuremad asjad. Et need sektorid, kaitse liigub omaette, mina kaitse või militaariga väga ei tegele, aga ehitajad kindlasti on seal. Ja siis on nüüd need järgmised sektorid, eks ju. Toidutööstus ja noh, toidutööstuses on alati Eestis olnud see hirm, et nad tulevad siia Ukraina näiteks tuleb siia oma odava toiduga, et me Eestis ei ole konkurentsivõimelised.
aga täna me näeme, et mingites kohtades tegelikult see koostöö otsimine on oluline või siis ka see, et näiteks me saame Ukrainast tooraine, mis on odavama hinnaga, me teeme midagi ja müüme seda siis kas siis Skandinaaviasse, aga võib-olla kannatab juba ka müüa, ma ei tea, mingitesse kaugriikidesse, Jaapanisse või kuhugi mujale. Et kus meil see logistika võib-olla siit lähedalt toimiv on, et toidusektor võiks kindlasti mõelda nagu koostöökohtadele, siis mis seal veel on, tekstiili omad, kõik tekstiil Eestis, kellel on tootmisvõimalused sisuliselt tänaseks olematud, noh, sul ei ole lihtsalt õmblejaid, enamus kohtades me näeme väga tugevat Ukraina väga tugevat tausta, Gruusia, Armeenia, väga tugevad tootmistehased, allhanget sealt tellida kindlasti väga nagu mõistlik ja noh, Armeenias on niisugused hinnad, et noh, kukub pikali, eks ju. Et kuidas nad seda hoiavad, ma täna veel ei tea, aga igal juhul hinnataseme mõttes saaksid sa kindlasti kasu, kui sa saaksid aru, kuidas nendega koostööd teha. Et ma arvan, et on nagu väga palju asju, mida tegelikult võiks pildile tuua ja siis nuputada, et kui palju sa saad arengukoostööga midagi teha või siis kui palju sa saad noh, hiljem ka selle riigiga otseäri teha. Kummalt poolt see siis ikkagi peaks nagu, kui nüüd juhi vaatest vaadata, et kummalt poolt see peaks peale hakkama, et kas mul on hästi konkreetne arusaam juba endal, mida ma tahan teha, keda, kus läbi koostöö aidata ja siis ma otsin sinna noh, vastavad sobivad partnerid kokku, kes siis aitavad mul seda kuidagi teostada, eks ju, või siis, et ma uurin välja, kus, mis partnerid üldse teevad ja siis püüan sobitada oma tegevused kuidagi sinna nende plaanide sisse, et kumb see sulle tundub, et töötab nagu paremini? Peagi. Noh, vaata juhina tihti on ikkagi see, et sa üritad aru saada, et mis su võimalused on, mis su ressursid on, kas sa suudad seda ära teha. Noh, see on ikkagi see, mis sa juhina üritad teha. Ja sul on võib-olla vähem seda hetke, kus sa ütled, et nii, et ma olen nagu magav kass, teen suud lahti ja vaatan, et millal see hiir suhu jookseb ja siis vajutangi. No mõnikord võib nii ka juhtida. Et pigem sa ikkagi üritad nagu seda hetke kasutada ja neid võimalusi kasutada. Aga olgem ausad, arengukoostööst arusaamine minu jaoks on võtnud umbes 10 aastat. Täna ma enam-vähem saan aru, kuidas asjad toimivad, aga ise sellest läbi rärida on parajalt piin, sest sa istudki oma 100-leheküljelistel strateegiate hulgas ja sa ei saa aru, kas see on nagu tõsi või kellegi unistus seal. Et katsu kiiremini aru saada ja mina pigem soovitan seda, et ikkagi noh, hakka kuskilt proovima, et võib juhtuda, et su võrgustikud on olemas ja toetavad sind. Meie oleme täna pigem aru saanud sellest, et mul ei ole toimivaid võrgustikke väga tihti, mis tähendab seda, et ma pean nad ise seal koha peal looma ja siis sa hakkadki ehitama seda niimoodi, noh, hakkadki lihtsalt kohtuma ja aru saama ja tutvuma ja seda looma, aga see on tehtav. Noh, see ei ole midagi, kui me vaatame ekspordis üldse, see ei ole midagi, kuhu sul läheb, ma ei tea, 10 aastat selle võrgustiku loomiseks. Kui sa ikkagi nagu võtad kätte ja teed, siis sa teed selle ära, no ma ei tea, poole aastaga on sul see tehtud, noh, kui sa kauemaks sinna jääd, saad kiiremini hakkama. Et see on nagu kõik selline kättevõtmise tegemise asi. No Visionist on täna Ukrainas, Gruusias, Armeenias. Kui palju nad on ise üldse sealtpoolt nagu vastuvõtlikud, et kas näeb seda ka, et kuulge, mida te tulete siia trügima oma lahenduste ja abi ja mõtete ja plaanide ja koostööga? Jaa, ikka näeb, sest vaata, need on, noh, palju meil Eestist sinna Kaukaasiasse on 1000 kilomeetreid, eks ju. Ja sa tegelikult lähed ühiskonda, mis on suhteliselt kokku kasvanud sajandite jooksul välja kujunenud. Inimesed, sugukonnad, kogukonnad, nende elamise viis, olemise tavad, suhted. See kõik on seal paigas. Ja siis sa lähed Eestist sinna Jerevani kesklinna ja ütled, me nüüd oskame näidata, kuidas te paremini saaksite elada. Ja siis nad ju tegelikult oskavad ise ju seal hästi elada.
Ja siis tegelikult see usalduse loomine võtabki aega, et loomulikult sa peadki arvestama, et see ei ole nii, et et kõik, mis Euroopast tuleb, on nagu jumalus vajub meie peale ja me oleme tohutult avatud, vaid ikkagi sa pead ennast tõestama. Ja see on see, et kõik kohtumised ongi toredad, aga lõpuks kõik vaatavad sulle otsa, ütlevad, et tore, aga tehke ära. Noh, näidake, et te suudate midagi ära teha. Teed ühe ringi ära ja siis sa küsid, et mitu korda veel ja noh, mõnel pildil teed 2 ja 3 ringi ära, kui nad ütlevad, et tegelikult täna me näeme, et te suutsite siin selles keskkonnas ja selles ühiskonnas hakkama saada. Ma just ükspäev jälle kuulsin seda, ma ei tea, minu arust see käis Soome kohta ka, aga Jaapani äriringkondades vähemalt pidi olema selline komme, et esimesi kohtumisi kontoris kunagi kokku ei lepita, et kutsutakse endale koju või sauna. Ütle, on sul Ukrainast, Gruusiast ja Armeeniast ka tuua selliseid no päris elusituatsioone, kus sa oled eestlasena seal noh, selles olukorras, et oh küll, et ma seda küll ei oodanud või ma seda ei teadnudki, et nii tuleb käituda või teha või seda tuleb süüa või seda ei tohi süüa või noh, ma ei tea, mingeid selliseid päriselu olukordi. Päriselu olukordi vist nagu söögi ja sellega ei ole, aga mul on küll nagu üks suht selline õpetlik kogemus, kus meil oli ühe inimesega äkki üks 3. kohtumine või? Noh, kus tundus juba, et me saame nagu hästi läbi ja oleme ühisel liinil ja keset seda kohtumist suutsin ma öelda midagi, mis ta niimoodi välja vihastas, et ta tõusis püsti ja ütles, et aitab küll, ma olen nii solvunud ja ma lähen nüüd minema. Ja ma ei saanud väga tükk aega aru, mis asi see oli, sest mulle tundub, et me saime juba väga hästi hakkama ja me tükk aega ikkagi pingutasime, et ta jääks ja rahuneks maha ja suudaks nagu edasi toimetada. Aga selliseid asju ikka võib juhtuda, et sa ei saa nagu, et sul ongi mingisugune asi, mida sa lihtsalt nagu ära ei taju. Aga ei saanudki teada, mis teda vihastas? Ei no selles mõttes, et ma nagu päris täpselt ei saanudki, sest see on nagu nii hell teema, et see ei ole ka midagi, mille noh, võib-olla kunagi, kui sa oled 20 aastat taga koostööd teinud, et siis sa julged sinna tagasi tulla ja siis küsida, et miks see, mida ma ütlesin sulle kuidagi nii valus oli või nii halb oli, aga see kindlasti ei ole nagu selline, mida ma nagu tahaks iga kord nagu võimendada või taas meelde tuletada, kui ma suudan kellelegi kogemata teha nii palju haiget, et ta lihtsalt ütleb, et nii, et nüüd minu jaoks on kõik. Ja oskasid sa sellest olukorrast siis õppida midagi, et kui sa nüüd lähed... Ja, et selles mõttes, et see õppekoht on tegelikult see, et ära tee nalja. Et isegi kui tundub, et see õhkkond on nagu okei, et siis sa tegelikult ei tea, mis asi see on või kuhu piirini minna või mis see teema on, mis kedagi võib väga valusalt puudutada. Ja huumor on väga kinni kultuuriline ja trüki. Ja väga põnev. Mis sul on endal praegu tunne, et nagu arengukoostööst võiks veel nagu kõlama jääda, et see on üks ikkagi väga suur protsesside jada, kus sul peab olema väga palju endal tahtmist ja võrgustikku ja tegutsemisjulgust ja mingit visiooni ja energiat, et ma kujutan ette, et väga paljud inimesed ütlevad, et kuule, mul on enda asjadega nii palju tegemist, et ma ei jõua siin nüüd küll 5 aastat õppida ja siis suhteid luua ja siis seda ja seda ja seda ja et mis sa neile ütleksid? Ma arvan, et sellega vist nii ongi, et kui tundub, et seda kõike täna, mis on liiga palju, siis pigem võta see meie tänane vestlus teadmiseks, et kuskil seal on arengukoostöö maailm ja tule siia arengukoostöö maailma siis, kui sa tunned, et sa tegelikult jaksad ja tahad ja sul on seda kirge ja jõudu panustada. Et sellist poole vinnaga tegemist, et see töö on ikkagi nii palju nagu tulevikku suunatud ja nii palju kompleksne, kuhu sa ühel hetkel satud, kui sa tuled lihtsalt sellise nagu väikeettevõtja rollist või väikeorganisatsiooni rollist. Et siis pigem nagu vaata kõrvalt, vaata, uuri, katsu aru saada, mis see sisenemiskoht on või mida teha võiks, aga ole selleks valmis. Et kõige kehvem, mida me arengukoostöös tegelikult näeme, on see, et sa võib-olla täna nagu AI abiga suudadki teha mingi imelise projektitaotluse.
ja sa saadki siis 100 000 või 200 000 või no ma ei tea, 500 või miljon või palju sa iganes siis sealt eurodes või dollarites või sellises rahaühikus raha saad. Ja siis sa saad tegelikult aru, et sa ei suuda seda ära teha. Sellepärast, et sa oled ise peaaegu et juba läbi põlenud, sul ei ole meeskonda, kes seda tegema peab ja siis sa tunned, et appi kui nõme. Et ma arvan, et see on nagu see põhitöö hakkab pihta ikkagi siis, kui sa lähedki täpselt sinna nagu teise riiki enamus kohtades täiesti olematu suhtevõrgustikuga. Sa ei saa aru, kes kellega seotud on ja sul on 10 inimest, kes suga kohtuvad, kõik on hästi toredad ja viisakad ja meeldivad. Ja sa tegelikult ei saa aru, kes päriselt nendest suudab sind aidata, sest nad kõik lubavad, enamus ei tee mitte midagi ja sa lihtsalt peadki seda välja filtreerima. Ja kui sul seda jõudu ei ole, siis sa põrud väga kiiresti ja see minu meelest on hästi oluline, et see ei ole arengukoostöö, ei ole nagu selline üks paljudest projektidest, vaid see on see, et kui sa tuled, siis tule ja tee ja panusta ja ole olemas ja kui sa tunned, et sa ei jaksa, siis sa ei pea seda tegema, siis on nagu väga okei öelda, et nii põnev, aga see asi ei ole minu jaoks veel täna. No kui nüüd on AI-ga projekte valmis kirjutatud, enda peaga loodetavasti ka, isegi raha saadud ja siis hakkab peale üks suur asjaajamine. No kõrvalt vaadates ma ikkagi näen, et see on ikkagi väga palju paberitööd ja aruandlust ja sellist noh, Excelit, eks ole, kokkuvõtteid, raporteid, kui et noh, et sa nüüd käid ja ainult kallistad inimesi ja aitad neil paremat tulevikku ehitada, et miks? No Miks? tavaliselt jah, et okei, mis iganes see miks seal oli, aga tavaliselt see seletus on tegelikult see. Üldiselt arengukoostöö toimib nii, et sul on mingi riigi doonor. Noh, meil on Rootsi doonor, Sida, Eestis on Estev, mis iganes see riigi doonor on. Ja tegelikult ju arengukoostöös, nii nagu sa enne ütlesid, me kasutame selle riigi maksumaksja raha. Kui me olime USA koostööpartnerid, mul oli mingi igal raportil oli pealkirjas see raha tuleb USA maksumaksja rahast, eks ju. Lisaks sellele oli seal peal ka näiteks seda, et selle dokumendi täitmine ei võta üle 15 minuti aega. Noh, mis iganes siis need olulised asjad sealt oli, mida sa sealt õpid. Ehk siis, et sa pead arvestama seda, et sa pead selle riigi maksumaksjale või tema esindajatele tegema päris täpselt selgeks, kuhu tema raha läheb. Et see ei ole lihtsalt see, et miljon läks kõrvale, vaid tegelikult ka sa näitad samm-sammult ette, kas see läks õigetele inimestele, mis need inimesed sealt said, kui palju kellelegi läks ja nii edasi. Ja see on see, mis see raporteerimine ja jälgimine on ja mis on meie kui elluviija vastutus anda teada, kelle jaoks ja kuidas me seda raha kasutasime ja mis selle tulemus siis päriselt lõpuks oli. Nii et see on jah, see on nagu üsna detailne, täpne, mõnikord mõtled, oh my god, aga ikkagi teed ära. Et see lihtsalt on niimoodi. Ja loomulikult seal on pehmemaid pooli ka ja see pehmem pool on ju see, mis välja paistab, mitte see, kui sa neid Excelis ridu kontrollid ja saad aru, et kas see ettevõte tohib su programmis olla, kas ta on selle suurusega, kas ta on seal registreeritud, kas ta MTAK-i kood on õige, noh, kõik need asjad, aga see on see, mida me õpime selles protsessis ja järgmistel kordadel katsume siis juba paremini aru saada. Kus suunas sa soovitad täna vaadata või mõelda? Kas on Ukraina fookuses täna? Noh, action käib jätkuvalt, eks ole. Samas igal pool mujal käib ka action. Kus suunas sa soovitad täna vaadata? Ehk siis, et kõik, kes on ehitussektor, siis Ukraina, eks ju, võimalikult varakult hakake pihta. Ukraina ettevõtjad on väga avatud, väga tahavad kontakte luua, hakake pihta, tulge kas või küsige minu käest, et kuule, aita nüüd, ma otsin seda ja seda, kas sul on baasis. Me oleme Ukrainas koolitanud, ma arvan, et mingi 7000 inimest, nii et meil on, ja põhiliselt on kõik ettevõtjad, nii et meil on väga suur baas väga paljudest inimestest, keda me ka teame, et nad on me koolituse läbinud, tublid, asjalikud ja saavad Euroopa väärtustest aru. Ja muuks koostööks ka, sest Ukraina on hiiglaslik turg ja sa tegelikult oled üllatunud, kui sa seal kohapeal oled, kui vähe sa igapäevases elus märkad sõda.
noh, tegelikult elu käib ju iga päev, inimesed lähevad hommikul tööle, tulevad tagasi, lapsed lähevad kooli ja lasteaeda, et selles mõttes, et Ukraina kindlasti. No teine oluline koht, mis täna on ikkagi see, kuhu tekib nüüd tohutult palju ressurssi, vähemalt esialgu on Armeenia, sellepärast, et Armeenia oma Euroopa püüdlustega ja kõik üritavad tegelikult teda toetada ja näidata, et tere tulemast, me aitame, toetame, me oleme olemas, kindlasti Armeenia. Ja Armeenias on täna vähem neid, kes mingeid asju ellu viivad, nii et kui meie kuulajate hulgas on ka keegi, kes ütleb, et näed, et ma tean sealt mingit koolidirektorit või mul on mingi, ma ei tea, sõbranna sugulased seal, et tegelikult Armeenia on kindlasti see koht, mida nagu arengukoostöös kindlasti täna tasub vaadata. Ja meie kogemus, just nimelt see reformi kogemus on tegelikult üliväärtuslik. Armeeniaga meil on väga head, soojad, mõistvad suhted inimestega. Nemad austavad meie riigi ajalugu ja seda, kuidas me oma pöörde oleme teinud ja tegelikult tahavad õppida ja nagu usaldavad, et ma arvan, et need on kindlasti need kaks riiki. Gruusiat ma täna ei soovita, sellepärast, et seal on ülikeeruline kogu see poliitiline keskkond. Et see ei ole see koht, kus alustada, võib-olla kunagi hiljem tasub sinna minna, et need on need riigid, mida ma tean. Armeenia teemal oli meil siin ka hiljuti podcast, kuulake üle ja mõtiskleda. Väga hea, aitäh. Meiega oli täna Anu Malnarits, Visionist instituudi juht ja inimene, kes on päriselt kohapeal käinud ja koolitanud ja tutvunud ja kontakte loonud ja neid projekte läbi viinud. Nii et aitäh sulle jagamast meile arengukoostöö teemal natukene lähemalt ja põhjalikumalt. Aitäh, Rain, ja tore oli vestelda ja ma loodan, et kuulajatel oli ka kasu ja päriselt ma julgustan, et võtke ühendust ja tulge küsige lisa, kui tahate rohkem teada, et me oleme olemas.